Tere, te olete jõudnud kuulama Tervisetasku saadet. Meie alustame siin uut aastat kuulsa terapeudi Ants Rootslasega, kes tuli täna siia, et rääkida natukene enda elust ja tegemistest ja sellest, kuidas uut aastat edukalt, rõõmsalt ja õnnelikult alustada. Tere, Ants! Tere! Kui meil nüüd just uus aasta algas, et kas sa endale ka mõne uusaasta lubaduse seadsid või kas sa üldse usud sellisesse asja? Uusaasta lubadustega on täpselt nii, et inimesed lubavad igasuguseid asju kokku, spordisaalid on esimesed kuud inimesi ka täis, kes lubavad trenni minna ja võib-olla lähevadki, aga õige pea saab mingi asi neist võitu, et aju on väga selline salapärane nähtus, et kui üks osa otsustab, et nii uuel aastal ma teen seda, siis on väga palju teisi ajuosasid, mis võivad oma stiimulitega üle võtta ja siis kaob see aastavahetuse tunne ära ja minnakse ikkagi oma vanasse rütmi, et inimene ei muutu sellest, et keegi tänitab, et sa pead muutuma, sellest, et sa teed võib-olla enda sisemise otsuse, et sa nüüd tahad kindlasti muutuda. Inimene muutub üldiselt, kui me räägime niisugust sügavast muutusest, murrangulisest muutusest, siis ikkagi läbi kriisi. Nii et ma saan õigesti aru, et sina sellesse ei usu ja endale uuele aastale. Küsimus ei ole uskumises, et kindlasti osadele inimtüüpidele sobib selline strateegiline lähenemine, eesmärgistatud tegevus, kes on ka varasemalt võib-olla juba eesmärkide najal püsinud. Nad toimin natukene teistmoodi, et minul eesmärke ei ole, minul on fookused, ehk siis mina valmistusin tegelikult terve 2025 selleks aastaks ja just isiklikus plaanis, sellepärast et ma olen olnud mõnda aega niisugusest avalikust suuremast tähelepanust, ei ole avalikult podcast'e näiteks 1,5 aastat juba peaaegu andnud, et sa oled üle 1,5 aasta esimene, kellele ma podcast'i annan ja vaata, kui sa mingi hetk ütled väga palju asju ära, siis ega sind ei kutsuta enam, siis sind peetakse ülbeks, aga ma olen alati veendumusel, et mina pean olema heas vormis selleks, et avalikus elus tööd teha, sest minu avalik roll on natuke teistmoodi, et kui laulja läheb lavale ja ta esineb artistina ja saab sealt ressurssi, eks ju, siis minul on see, et ma lähen inimestele midagi andma ressursina ja tihtipeale need, kellele sa annad, on isegi hädas, et sealt ei ole võib-olla seda energiavahetust nii palju. Ehk siis ma olen võtnud tegelikult 2024 pool aastat ja 2025 ja möllanud tegelikult oma isiklikus elus suhetega ja see on meeletult tore aeg, ehk siis enesearengu kiirkursus on alati see, et kui sa valid omale näiteks kas keerulise partneri või see tähendab, et halb on, aga sellise võib-olla, kes vajab võib-olla rohkem tähelepanu või valmisolekut, valvelolekut kui võib-olla klassikaline selline lihtsam inimene, ehk siis minu jaoks on 2025 hästi avardav aasta ja ma nüüd räägin eetri täis, eks ei lase sul küsida vahepeal, aga minu jaoks oli hästi oluline, kuna ma olen 29 nüüd ja ma olen kuidagi mingi hetk sattusin sellesse rütmi, et mul tulid järjest sellised pooleaastased suhted. Mina oleks väga ilusti nendes suhetes olnud edasi, aga need inimesed ei tulnud võib-olla siis selle suhtevormiga sellisel kujul nii-öelda toime ja minu meelest lahkuminekul ja üldse sellistes kohtades on hästi oluline, et sa mitte ei süüdista partnerit või kaaslast, vaid et sa esitad endale nii-öelda näpuga, näitad enda peale, mis on minus sellist, mis sellised inimesed siis minu juurde toovad, et nad teenindavad ju mingit ka minu mustrit. Ja võt sellest mustrist, ebaturvalise suhte mustrist, turvalise suhte mustrini jõudmine ongi olnud minu 2025 aasta selline põnev väljakutse ja ma olen lasknud sellel vaikselt enda sees settida ja harjutada oma aju ära uuesti turvalise suhtega, kus ei pea olema kogu aeg võib-olla valvel, et mis nüüd saab või mis on nüüd järgmine samm, mida kaaslane teeb. Mida siis tähendab Ants Rootslasega suhtes olemine või miks need suhted tavaliselt nii kiiresti lõpevad? Mina olen kogu aeg arvanud, et minuga on jube lihtne suhtes olla, sest mul on ju emotsionaalselt head oskused, ma ei ole reaktiivne, aga tead, ma olen avastanud seda, et kui ma võtan 3-4 suhet nii-öelda tagasi, mul ei ole tegelikult väga palju suhteid olnud, ma arvan, neid on kuskil, võib-olla klassikalises mõttes tänasel päeval on seda palju, aga selliseid tõsisemaid suhteid võib-olla ongi 5 olnud tegelikult ja mingil hetkel nad muutusid pärast ühte kogemust, mida ma ei tahaks jagada, muutusid ebaturvaliseks ja ma arvan, ma jõudsin selleni 2025 aasta, et ma valisin kaaslasi selle põhjal, et mul oli neist algusest peale kahju.
ehk siis ma võtsin natukene ilmselt oma töörolli suhtesse kaasa ja tõmbasin ligi automaatselt inimest, kes on väliselt alati väga edukad, toredad mingi hetkeni, ehk siis kus tegelikult lähisuhtes on alati emotsionaalne protsess, eks ju, inimeste enda varjud ja minevik tuleb nii-öelda ülesse ja ma olen selline käivitaja, ehk siis ma sain aru sellest, et minuga ei ole tegelikult lihtne suhtes olla, sest ma olen pidevas muutumises. Vaata, väga paljud inimesed tahavad stabiilsust, turvatunnet ja rahu, aga minu elu kogu aeg muutub. Ehk siis ma ärkan hommikul üles, ma lähen homme reisile või ma teen nüüd seda, ehk siis minu jaoks on hästi oluline, et elu oleks kogu aeg muutuses. Aga minu kaaslased pigem on olnud sellised rahulikud ja stabiilsust hindavad võib-olla inimesed ja võib-olla ma olengi nende ajud lihtsalt krussi keeranud oma selle meeletu tempoga või muutusega, ehk siis ka kohaneda sellega, et partner ei peagi minuga sarnane olema, vaid ta võib olla nii, nagu tema on. Et selleni jõudmine on olnud minu jaoks väga ilus teekond. Et sa oled väga intensiivne inimene. Ma ei saa öelda ka, et ma olen intensiivne inimene. Selles mõttes ma ei ole kindlasti klammerduja, ma olen pigem individualist ja mul on ka olnud kaaslased enamasti sellised, kes on vajanud sellist oma ruumi, aga võib-olla jah, väga paljud inimesed ei saa aru sellest, et kui sa oled avaliku elu tegelane, et sa käid näiteks poes või sa lähed reisile, siis ajakirjanikud hakkavad sulle küsima, kas sa oled uues suhtes, kas sul on uus kaaslane ja kui kaaslane parasjagu näiteks ei taha avalikku tähelepanu, siis see tekitab paratamatult tema stressi ja pinget, sellepärast et nad ei ole harjunud sellega. Ja mina olen sellega harjunud ja see oli ka üks põhjus, miks ma hoidsin ennast võib-olla avalikust elust natukene tahaplaanile ja tegelesin oma isikliku eluga, et ka siis kaaslasel oleks mugavam. Mida uus aasta romantilistel lainetel siis ette sulle näitab? Ma käin iga aasta astroloogi juures, minu jaoks on see tohutult põnev, ma kunagi ei uskunud, mõtlesin, mis jama see on, aga astroloog pani mul isegi selle täppi, et mul on kaevus kolibakter. Mina ei tea, kuidas selle seal kaardi pealt, ma ehitan maja, eks ju, ja et vanas kaevus on kolibakter ja sellel aastal ta ütles küll, et mul tuleb armastusaasta ja esimest korda mul tulevad tegelikult stabiilsed püsisuhte aspektid sisse, et kes see õnnelik siis saab olema, et praegu mul on küll selline tunnen ennast vabana, kergena ja ma praegu ei mõtle tegelikult ausalt öeldes suhete peale, sellepärast et minu fookused on pandud sellel aastal rohkem tööle ja välisele tööle, aga ma lasen elul ennast üllatada, et mul on väga selgelt võib-olla piirid välja kujunenud, et ma ei viitsi selliseid poolikuid suhteid pidada, et minu jaoks on all in ja et see inimene ei läheks võib-olla pärast poolt aastat ära, sest minu jaoks on see nagu mingis mõttes raisatud aeg, siis et sa kogu aeg pingutad ja pühendud ja siis kellelgi jooksevad jälle ajud krussi, et siis ma otsin pigem sellist, kui ma üldse nimetan seda otsimiseks, siis stabiilset suhet, aga see peab olema selline inimene, kes tõesti niidab jalust maha ja tekitab sellise tugeva tunde, et niisama lolli mängimist ma ei viitsi enam taluda. Kas sa usud, et terapeudina sul on lihtsam õiget partnerit leida või et sa tajud inimese päris olemuse kiiremini ära kui tavainimene? Mulle tundub, et mu kaaslased on pisut olnud sellised pragmaatilise loomuga, ehk nad ei ole võib-olla, mulle meeldinud see, et nad ei ole uskunud seda maailma, võib-olla isegi teraapia maailma mitte nii väga, ehk siis nemad arvavad, et ma ei näe neid läbi, aga tegelikult esimesest hetkest, kui ma inimest vaatan, siis tavaliselt ma panen sellise ohuhinnangu enda jaoks paika, mis dünaamikat ma tunnen ju iseennast. Et minust hästi oluline tegelikult, kui me läheme nüüd minu suhetes natukene nagu laiendatud versiooni, et siis hästi oluline on tegelikult iseennast tunda. Et väga paljud inimesed lähevad suhtesse ja nad ei teagi tegelikult, kes nad on, mis nad on ja nad lähevad kompenseerima oma turvatunnet, oma üksindust leevendama, aga see on tegelikult vale koht, kus suhtesse minna, sellepärast, et sa tood juba eos sinna pinge sisse, sest teine inimene peab andma sulle seda, mida su vanemad ei saanud anda. Ja garanteerin, et partner ei saa sulle seda pakkuda, mida tegelikult vanem saab anda. Ehk siis minu jaoks on hästi oluline olnud ära kaardistada see, millised suhted ma olen juba kogenud, mis töötas, mis ei töötanud, millised minu dünaamikad on sellised, mis teise inimesega võivad põrku minna. Ja siis ma tavaliselt teen sellise, ma võib-olla natukene liiga süsteemselt mõtlen, võib-olla võiks kergemalt võtta, aga näiteks küüditamiste teema on mul kõikidel kaaslastel vist olnud küüditamise teema sees ja minu perekonnas on täpselt need inimesed olnud, kes on siis saadetud kunagi
kes on peale kaevanud, et keda küüditada ja siis sealt tekib see ohver-agressor dünaamika, et sellised põnevad, sügavad tasandid, mis tegelikult hakkavad suhtes rolli mängima. See on küll väga huvitav, ma ei ole kunagi sellise asja peale suhtes mõelnud. Vaata, me ei mõtlegi tegelikult, me mõtleme, et konflikt on alati meie vahel, et partner on halb või näiteks hakkab see lumepall väikeste asjadena veerema, aga tegelikult seal on nii palju olulisi nüansse, mis tegelikult tulevad meile minevikus kaasa, et ma olen oma raamatus ka kirjutanud, et me võtame nagu bussitäis rahvast sinna suhtesse kaasa. Et see ei löö võib-olla välja armumise perioodil, see lööb välja just sellel hetkel, kui see armumise periood on läbi ja suhe läheb nii-öelda siis tõsisemasse faasi ja sealt hakkavad tegelikult see bussitäis rahvast pead tõstma, aga kuna te neid ei näe, ei taju otseselt, pole seda teadlikkust, siis me arvame, et see konflikt tekib ainult meie kahe vahel. Et mõnikord ongi kommunikatsioonist, eks ju, tingitud, aga on väga palju nähtamatuid protsesse, mis käivad kahe partneri vahel ja mis tulevad suhtesse kaasa mõlema minevikust. Kuidas sa selliste olukordade puhul inimesi aitad või kas on ka võimalik nii teha, et olen ainult mina siin ja praegu ja mitte miski, mitte kuskilt mind ei mõjuta? Ei, see on naiivne mõtlemine, sellepärast, et me peame aru saama sellest, et me elame süsteemses maailmas. Ehk siis me kõik oleme mingitest süsteemidest tulnud, et nii perekond on süsteem, kool on süsteem, kui ka riik on süsteem ja see, et me oleme indiviid ja toimime ainult individuaalselt oma tunnete põhjal, sellist asja tegelikult ei ole olemas, et me oleme kollektiivi osa ja peame aru saama sellest, et me oleme ka perekond osa, ehk sealt, kus me oleme tulnud. Ehk siis, kui me paneme 3 inimest siit Tallinnat vaatama aknast, siis kõik 3 kirjeldavad Tallinnat erinevalt. Ehk siis vastavalt sellele kogemusele, mineviku kogemusele, kus nad on tulnud. Ja täpselt samamoodi ka sinu enda suhte puhul, et see kogemus, mida sa oled vanematelt saanud, näinud kõrvalt, ehk siis tihtipeale esimeses suhtes just me hakkame siis lahendama seda vanemate tasandit, mis seal on puudu jäänud või mida ma olen seal enda peale võtnud, hakkan kordama oma esimeses suhtes ja kui seal hakkama ei saa, siis lähen juba järgmisesse, et me suhete kaudu lahendame tegelikult oma lapsepõlve traumasid. Kas sul on tunne, et sina tänaseni teed seda? Ma ei ole enam leidnud, mul on head kolleegid, ma otseselt teraapias ei käi selliselt, aga ma arutan oma sündmusi või olukordi alati kolleegidega nii-öelda läbi, kui mul on mingid sellised rasked kohad ja me ei leia praegu sellist nagu otsest traumat, mis oleks nagu, ma tõesti, ma toon lihtsalt näite, et mille pärast inimesed võiksid täiesti endast välja minna, puukisin majutuse Taisse ja pidin tegema seda veebruarikuuks, aga olin kogemata kuupäevad segi ajanud ja see oli raha tagasi ei saa broneering, ütleme siis nii. Ja vaatasin eile, et see oli hoopis jaanuarikuusse ja see majutus maksis 2300 €, mis tähendas seda, et teiste raha oli ka seal all. Ja nüüd, kui seda muuta ei saa, siis pean mina selle 2300 € uuesti maksma, eks ju. Enamus inimesi läheks täiesti võib-olla endast välja, paanitseks, et mis nüüd saab. Mul ei tekkinud mitte ühtegi närvirakku ei liikunud, ütlesin, saab, mis saab. Ehk siis, kui te mõtlete trauma peale, siis trauma tegelikult toob sellise reaktiivsuse meile tihtipeale või siis apaatsuse. Ehk siis suhetes ka inimesed, kes reageerivad hästi kõigepeale ärevalt, reaktiivselt, emotsionaalselt tohutult, siis tegelikult me räägime ikkagi traumast tingitud ellujäämisreaktsioonist. Ehk siis see, kuidas ma olen harjunud valuga toime tulema. Kas ma väldin valu, kas ma lähen konflikti valu saabudes, need on kõik ellujäämisstrateegiad. Ja inimestel on, kui ma olen 10 aastat ju inimestega nüüd, mul sai muide 10 aastat selle kuuga täis, ehk siis inimestel on üldiselt 2, 3, 4 sellist ellujäämisstrateegiat, kuidas nad tegelikult baaspsüühikas toimivad. Ja kui seda nüüd 30. eluaastaks üldiselt ära ei muuda, siis on aju hästi muutustele veel avatud, siis üldiselt inimesed baasolemus enam ei muutu. Et on võimalik teha kosmeetilisi ja mustrilisi muudatusi, aga sellist püsivat isiksuse muudatust on raskem teha. Et sul on veel aasta aega teha üks püsiv isiksuse muutus? Ma olen nüüd selle, ma arvan, endaga päris, ma olen väga heas selles mõttes kohas, ma ei näe praegu muutusteks vajadust. Ehk siis võib-olla minu viga ongi olnud see, mis on ka üks võib-olla selline kodust õpitud muster, ehk siis kohaneda kogu aeg teiste järgi.
ehk siis selle ma olen täielikult ära lõpetanud, et ma olen 2025 teinud sellise puhastustule natukene, ehk siis ma ei kohane enam idiootsustega. Ehk siis kui ikkagi inimene on reaktiivne, kui ta peab, vihkan, armastan suhteid, kõik sellised klatsimoorid, mis iganes, ma olen lasknud neil lihtsalt rahulikult minna, sellepärast et see rahu on suurema väärtusega kui see põnevus võib-olla, mida nad ajule siis mingil ajal pakuvad. Kuidas sa oled selle saavutanud või kui sa just rääkisid sellest, et inimene ei ole kunagi ainult tema ise, vaid kõik süsteemid ja mustrid tema ümber pikast ajast mõjutavad teda, siis nüüd sa ütled, et sinu elus sa otseselt ei tunne, et mingi trauma või varasem sündmus või midagi siin mõjutaks või et sa tunned ennast enda otsustes vabana? Ja kindlasti mitte täielikult vabana, aga siin tuleb mängu emotsionaalne eristumine. Ehk siis me jääme alati süsteemi liikmeks, kus me oleme tulnud. Isegi kui sa oled konfliktis, mida rohkem konfliktis oma vanematega näiteks oled või oma peresüsteemiga, seda rohkemalt sa tegelikult oled seotud. Lihtsalt nende inimestega me oleme rohkem seotud, kelle suhtes me oleme vihane. Ja me võime seda kompenseerida siis näiteks, ma toon lihtsalt näite, et kui inimesel ei ole olnud turvalist lapsepõlve või ta ei ole saanud vanematele toetuda, siis nad hakkavad kuuluma igasugustesse, näiteks erakonda või siis, ma ei tea, igasugused mootorrattaklubid, igasugused Kaitseliidu värgid, see ei ole halb. Sellega me kompenseerime seda kuulumistunnet, ehk siis inimese baasvajadus on kuuluda. Kui ma räägin endast, siis ma olen hästi tugevat tööd teinud sellega viimased 5-6 aastat, et saavutada emotsionaalne eristumine, mis tähendab seda, et ma saan aru, mis on minu tunne ja mis on see, mis on ülekantud tunne. Et hästi lihtne viis, kuidas inimesed saavad aru üleseotusest näiteks, selline termin pereteraapiast, ehk siis kui ma lähen näiteks ema juurde ja ma hakkan tundma ärevust, pinget või ma tunnen, et ma ei saa talle päris lähedale, et meil tekib kohe mingisugune selline konflikt või samamoodi isaga, eks ju, siis tegelikult see viitab juba sellele üleseotusele. Ehk siis meie tunded on segunenud ja me peegeldame üksteisele midagi, mida me oleme üksteiselt üle võtnud. Sest tihti lapsed just enne 7. eluaastat nad loovad alateadlikke programme, et näiteks kui ema on hädas või isa on hädas, kes nõrgem tundub, seda ma lähen nagu sisemiselt päästma ja võtan selle osa valust enda peale. Ja seetõttu lähen ka oma ellu selle pingega ja kui ma võtan selle vanema pinge enda peale lapsena, siis tekib ülekoormatus. Ja seetõttu katkeb ka nii-öelda see kiindumus, selline turvaline kiindumus võib vanemaga katkeda. Et siin näiteks lapsevanema, ma nüüd sa pead mind ohjama, selles mõttes ma lähen teemasse, et kui me räägime ka näiteks lastest, kes lähevad lasteaeda ja hakkavad hüsteeritsema, või siis lapsed, kes on meeletult pöörased ja ei suuda rahuneda, me võime rääkida, et ta on HTH-d ja kõik igast toredad diagnoosid on tänasel päeval, aga kui ma olen vaadanud neid vanemaid, kelle lapsed ei suuda jääda näiteks lastehoidu või lasteaeda, lähevad hüsteeriasse või käituvad halvasti, siis ma võin ju füüsiliselt näiteks ema või isa olla, aga sisemiselt ma toimin nii-öelda lapse tasandil. Ja need inimesed, kes on jäänud lapse tasandile kinni, ehk siis lähevad ise ka lapsega hüsteeriasse ja paanikasse ja ei suuda ennast ära reguleerida, siis kelle peale see laps siis saab toetuda? Ehk siis need on need kohad, mis sealt minevikust tulevad ja millele peaks tähelepanu pöörama, eriti 2025 aastal juba pidi, aga 2026 on selline tempokas, mis võib need teemad hästi kiiresti üles tuua. Kas sul on olnud tunne, et sa oled terve eluga enda vanematele pidanud terapeut olema? Seda tunnet ei ole olnud, ehk siis mul on suhteliselt head vanemad olnud, mitte alati võib-olla lapsepõlves, eks ju, minu vanemad ka lahutasid, kui ma olin 7, et sealt tekkisid omad progressid, mul on sellest raamatus kirjutanud kärgpere dünaamikad, kus ma jäin natukene nii-öelda sinna kärgpere dünaamikate vahele, aga terapeut kindlasti mitte. Et võib-olla ma olen tundnud oma taustsüsteemis seda, et kuna ma olen edukas ja mul on ka finantsi, siis võib-olla mingites perekriisi olukordades siis küsitakse minult, et mis me siis nüüd teeme või äkki sa saad selle korda nüüd teha. Et siis seal ma olen küll väga niisuguseid rigiidseid piire tõmmanud, et ma pean ikka kaduma seda, et inimestele ka, kes kuulavad, et mis on sinu roll tegelikult. Et kui ma olen 3. laps perekonnas, siis ma ei pea kandma täiskasvanud vastutust, kes on elujõulised. Ja mõnikord tuleb süda kõvaks teha või külmaks teha ja öelda ka ei siis, kui parasjagu näiteks see vanem kukub selle otsuse tulemusena, et vahel on vaja lasta inimestel kukkuda, et nad tuleksid abitusest välja.
Sest üks reegel on see, et kedagi päästa ei tohi. Ka terapeudina näiteks, ma ei päästa kunagi kedagi. Ehk siis medõde peab päästma, eks ju, kui inimene on juba, see on ainuke koht, kus saab päästa, sest seal on mingi meditsiiniline konditsioon, mida saab parandada. Aga terapeudina sa ei võta tegelikult kliendi eest vastutust, vaid sa näitad kliendile seda lahenduste ruumi, kuhu ta saab liikuda. Ja samamoodi sa ei saa ka päästa oma vanemaid või endast suuremaid, hierarhiliselt suuremal positsioonil olevaid inimesi, sest muidu sa teed ennast selle läbi suuremaks, nemad väiksemaks ja teed nad abituks. Ja vaata, inimesed ei tule sellega toime, et kui nad on juba selle inimese abituks teinud, et sealt tuleb lasta tal nii-öelda kukkuda selleks, et ta saaks ise õppida uut toimetuleku viisi. Kui palju sa oled enda elus tundnud näiteks, et sa näed, et lähedane inimene on kukkumas, komistamas, mingi eluraskus on tulemas, sa tead, et sa saaksid teda aidata, aga sa astud kõrvale? Ma olen teinud kahtepidi. Ma olen päästnud ja saanud hiljem seeläbi veel suuremaks kannatajaks ja teiselt poolt olen ka lasknud kukkuda. Ja siis ma olen vaadanud, et see kukkumine on küll sellele inimesele keeruline, aga pikas perspektiivis, kui sa viskad kellegi külma vette, sest kui ma tulin avalikku ellu, siis tuli hästi palju inimesi näiteks minu ümber, kes kõik tahtsid sind tegelikult tarbida. Küsimus on, mida nemad mulle vastu andsid. Nad küsisid kogu aeg mult nõu ja väga palju oli selliseid inimesi, kes ei tahtnudki paraneda, vaid tahtsid, et keegi neid kuulaks kogu aeg, aga tasuta. Et siis see kurnab tegelikult lõpuks su ära. Ehk siis ma nendel inimestel lasin küll kukkuda ja nad tänu sellele jõudsid ise mingisuguste vastusteni, et sa ei tohi inimesele kõiki vastuseid, mida ego tahab kogu aeg teada saada, ette anda, vaid tuleb lasta neil püherdada oma probleemid läbi ja talutav valu paneb meile arenema. Ehk siis mõnikord tuleb lasta kukkuda. Mis sa arvad, mis teeb sinust hea terapeudi või kuidas sa erined näiteks inimesest, kes oleks selles vallas katastroofiline? Ma ei saa öelda, ennast on raske hinnata, ma saan öelda seda, mida kliendid on öelnud. Ehk siis ma arvan just see kiire viis probleemi tuvastada. Ehk siis mind on küll kritiseeritud, et sul ei ole psühholoogilist, nii-öelda kliinilist haridust ja nii edasi, aga ma olen hästi palju keskendunud oma töös alateadlikele mustritele ja peresüsteemile ja ka ärisüsteemile. Ehk siis mul on tõesti haruldane võime juba otsa vaadates inimesel aru saada, et kas ta on üle seotud, kas ta on lõimumises ja inimese jutust välja selgitada, mida inimene räägib sõnade taga. See on kõik treenitav ka muide. Aga selline nii-öelda andeline oskus näha inimest läbi ja võib-olla näha adekvaatselt, et mitte panna sinna müstilist loori, et näed, sinu saatus ongi selline, et sa pead seda praegu kogema. No sellist geneerilist juttu võib igaüks sulle rääkida, eks ju, need on terve Eesti täis. Aga et sa paned näpu peale, kuule, vaata, sul on siin olnud selline juhtum juba. Vaata, see juhtum, mis sul praegu on, see on juba kordus sellele. Ehk siis tihti inimesed ei saa aru sellest, et nad lahendavad praegust probleemi. Näiteks läksin kaaslasega lahku, ta oli nõme, tropp ja mis iganes. Aga vaata, millised su eelnevad suhted olid, et kas see on hoopis sinu muster, eks ju. Ja siis juhatada inimese selle algpunktini, kus tegelikult see muster alguse sai, siis kaotab see tänane tropp, kes käitus võib-olla halvasti üldse tähtsuse. Sellepärast, et fookus läheb õigesse kohta. Ehk siis sisuliselt oskus näidata inimesele ära seda algpõhjust ja tuua ta tänasesse päeva nii, et ta on selle ära lahendanud. Ja kui me räägime nüüd, ma olen küll rääkinud sellest, et mind iseloomustab pigem kiired lahendused, aga seda on ka kritiseeritud, et aju paraneb ju aeglaselt, jah, kui me räägime isiksushäiretest või sellistest rasketest psühholoogilistest konditsioonidest, kus on komplekstraumad ja nii edasi, seal tõesti peab töötama aeglaselt, aega nõudvalt, et inimese aju jõuaks järgi ja õpiks uuesti integreerima ja reguleerima ennast. Ehk siis ma arvan jah, selline ruumi loomisoskus, häält on palju kiidetud, täna ma olen küll pisut tõbine, aga sellist jah, ma arvan jah, sellist empaatilist sooja lähenemist, kus inimene on päriselt kuuldud, mitte ei tehta konveierit. Kuidas inimesel üldse tekib võime teist inimest läbi näha või sa ütlesid, et see mingil määral treenitav, et kuidas sa seda inimesest treeniksid? Minul oli, kuna mul pool perekond on natukene metsa poole, selles mõttes, et meil on selline võib-olla suurem taju kui seoses esivanematega, et mul on selle esivanemad olnud ka inimeste abistajad, aga pigem nõiana või kaardimoorina ja tunnetajana. Ehk siis
minul oli see juba lapsest saadik, mäletan, kui ema tegi massaaži, ema massöör ja siis tegi massaaži ja siis ma istusin ukse taga ja siis lihtsalt ma ei teadnud, mis on neerukivid ja siis ma ütlesin, et sellel tädil on neerukivid. Ja siis ema mõtles ka, et kust ta teab neid asju. Ehk siis, ja mingi hetk läks see kinni ja siis ta kuskil teismeas hakkas uuesti avalduma see tundlikkus ja tunnetus, see oli päris keeruline. Ja siis tegelikult ma võin näidata, et mind huvitab võib-olla väga mingisugune mõttetutest teemadest rääkimine inimestel omavahel, siis tegelikult mind huvitab sügavad teemad. Ehk siis mind huvitab, kes inimene päriselt alati on. Ja kuidagi ma olen õppinud läbi süsteemide alati sügavamalt vaatama mingites olukordades inimesi. Ma olin ka kunagi noorpoliitik ja tegelesin poliitikaga, see oli hästi põnev, et seal näha seda silmakirjalikkust läbi ja kõike muud ja ühel hetkel ma ajasin ise abi lihtsalt ärevushäiretega seoses ja siis ma läksin hüpnoosi ja seal kuidagi avaldus kõik see, mis minus oli alla surutud olnud või peidus olnud. Ja siis ma sattusin juba 19 aastaselt, ma ei tea, kes see julges üldse tulla, aga mul juba siis läks hästi, mul tekkis ju kohe 3-6 kuuline järjekord. Alustasin hüpnoosiga kunagi terapeudina ja siis kuidagi avastasin, et ma tajun väga kiiresti inimesi läbi ja inimestele sobib minuga töötada ja andsid väga tagasisidet ja kuidagi lisaks teraapiakool, konstellatsioon ja pereteraapiat õppisin juurde, et seal on kõik see enesega töö, et ma arvan, sa saad teist inimest tunda siis, kui sa oled ise ennast tundma õppinud ja mitte ainult indiviidina, vaid ka seda, kus sa oled siis tulnud. Kellele hüpnoos üldse sobib või et kellel sa soovitaksid hüpnoosi proovida või? Ma teen harva hüpnoosi praegu, ma kunagi tegin ju üle 2000 seansi, ma tegelesin kunagi ainult hüpnoosiga, aga ma väsisin ära sellest, et vii kogu aeg inimene seisundisse, too välja ja siis kõik inimesed ei koge esimesel korral nii sügavat hüpnoosi võib-olla, mida nad on teles näinud ja seal on hästi palju hirme ja eelarvamusi, aga hüpnoos aitab väga hästi tegelikult selliste ärevushäirete puhul, sõltuvuste puhul, ehk siis ta õpetab tegelikult inimest saama kontakti selle sügava rahuga iseendas. Ja seal on võimalik ka pilte ja emotsioone ja traumasid ümber mängida, aga ta ei ehita nüüd seda psüühikat kuidagi ülesse. Ehk siis ta võib küll midagi ära võtta, võib panna mingi rahu asemele sinna, aga minu jaoks jäi hüpnoosis puudu just see üleseotuse teema, et kui inimese tunded on segunenud oma vanematega või ta on lõimumises kellegi teise saatust või rolli täidab perekonnas, siis on väga keeruline hüpnoosiga sealt välja tulla. Ehk siis ma leidsin sellise metoodika, mis töötab nii alateadvuse kui mõistusega koos. Ehk siis kombineerides nii konstellatsiooni, psühhodraamat, pereteraapiat kokku, et ma arvan, see on olnud selline, mis töötab. Aga hüpnoos sobib tegelikult kõikidele inimestele, kes ei ole skisofreenikud või epilepsikud, neile ei tohi hüpnoosi teha. Kas sa arvad, et inimene, kes on õnnelik või rõõmus, et kas tal tasub üldse terapeudi juurde minna või kas on üldse mõtet mingeid vanasid teemasid lahti võtta, mis tegelikult võivad teha elu palju keerulisemaks? Minu arust tegelema peaks asjaga siis, kui probleem tõstab pead, sest väga paljudele asjadele ei saagi sellises õnnelikus, rõõmsas kohas ligi ja ma olen alati öelnud ka seda, et kui sa oled õnnelik ja rõõmus parasjagu, siis see on nagu preemia selle eest, et midagi on läbi tehtud. Mingist protsessist on läbi tuldud. Ehk siis tegelikult uudishimust ei minda sekkuma kuhugi, eriti psüühikasse või alateadlikesse mustritesse, et minnakse siis, kui sa näed, et midagi häirib, sinu enda toimimist, sinu enda elu, siis tasub vaadata, sest probleemile saab ligi kõige paremini siis, kui probleem ennast ilmutab. Aga mis on eestlaste probleem? Selles, et lastakse see probleem käest ära ja jõutakse võib-olla nii psühholoogi, psühhiaatri juurde või terapeudi juurde, siis kui asi on juba päris pekkis. Räägin inimesest näiteks, kes on 10 aastat tegelikult olnud depressiivne, depressiivsuse kalduv, tal on olnud 1-2 episoodi, ta on üle läinud, iga kord läheb järjest tullemaks ja tuleb alles seansile siis, kui asi on juba täitsa pekkis. Ja siis küsivad, miks mind ei ole võimalik kiiresti aidata. Aga sa oled juba ise enda aju ära kurnanud sellega ja ära õpetanud selles depressiivsuses olema, et siis on väga keeruline inimest ka võib-olla kohe niimoodi üles turgutada, et siis mida kauem sa lased näiteks ärevushäirel kesta ilma, et sa küsiksid abi, seda hullemaks ta tihtipeale läheb ja seda raskem on ka lahendus.
ehk siis kui juba sa näed, et sa oled, ma ei tea, paar nädalat olnud kogu aeg ärev ja sa ei lähe üle, vaid ta intensiivistub, siis peaks juba tegelikult pöörduma spetsialisti poole ja küsima, et me oleme 21. sajandis, et see jutt nagu tuleks järgi jätta, et tänasel päeval, ma ei tea, on inimesed ära hellitatud lumehelbekesed, mis mõttetu teraapias käik või mõttetu psühhiaatria käik, et kas peas soe või mis iganes. Ehk siis vanasti ei olnud sellist abi ja siis joodi, peksti kodus, oldi düsfunktsionaalsed perekonnad, tegelikult keegi ei olnud lõppkokkuvõttes õnnelik, ma ei saa räägida, ma räägin üldistatud pildist, eks ju, mis mul on 10 aasta jooksul Eesti inimeste nii-öelda kodudest silma paistnud, ehk siis väga palju suruti maha ja kannatati lihtsalt ära. Ja aeg oli ka muidugi teistmoodi, et pidi tööd tegema ja see vähendas ärevust ja kõike muud. Füüsilist just tehti rohkem. Aga tänasel päeval me oleme heaoluühiskond ja kõik see, mida meie vanemad alla surusid, avaldub nüüd meie käitumismustrites ja tunnetes. Oled sa kunagi mõnele kliendile öelnud ka, et sul ei ole tegelikult teraapiat vaja? Jaa, loomulikult, sest vahepeal inimesed tulevad kummaliste soovidega, vaata inimesi on igasuguseid ja nemad arvavad, et ma olen imeline tervendaja, et ma teen kõik korda, et see on selline vääruskumus, võib-olla ma olengi ise süüdi selles, sest ma olen tõesti mingeid imelisi asju ka korda saatnud, aga igapäevane töö on ikkagi hästi klassikaline, selline ärevus, depressiivsus, mustrid, isikliku arengu teemad. Aga näiteks üks päev tuli üks naine, tuligi vastuvõtule sellega, et ta tahtis näha, mis on selle taga, et silmanägemine on hakanud vaikselt taanduma ja ta oli 40+. Ja siis ma lihtsalt ütlesin talle, et miks sa raiskad raha, et mina ei tea, kuidas sinu silmanägemist tagasi tuua. Et kui sa vaatad, et sinu emal-isal olid prillid selles vanused, vanaemal, vanaisal olid prillid, et see on geneetiline ja ealine iseärasus. Et ma tean, et ühes koolis õpetati mingi aeg silmade selliseid tehnikat liigutamist, mis aitas nii-öelda silmanägemist natukene parandada, aga ka teatud ajaks või vähesel määral. Ehk siis mõned asjad on sellised, millega me peame nõustuma, et kõike ei ole vaja kogu aeg lahendada. Ehk siis et selliseid kummalisi asju on ka vahepeal, kus inimene tulebki lihtsalt, sest ta on aja pannud, mul on 1,5 aastat praegu järjekord, et siis kuna ta juba aja pani, probleem on vahepeal mööda läinud, siis ma ütlen ka, et ma pigem kannan selle raha tagasi, mine reisile või kuhugi, eks ju. Et on ikka selliseid juhtumeid. Ja vahel on ka selliseid, kus ma näen, et psühholoogiline konditsioon on nii kehva, et mul puudubki pädevus, ehk siis kuna minul ei ole pädevust hinnata isiksushäireid, ma võin neid küll ära tunda või kahtlustuse saata, siis mul olen leidnud niisugused head psühhiaatrid ja kliinilised psühholoogid minu kliinik.ee-st, ehk siis ma saadangi alati kontrolli psühhiaatri juurde või kliinilise psühholoogi juurde, kes teevad mulle siis kas klient teeb ise või nemad teevad ülevaate ja siis ma näen juba, kas saan kliendile öelda, kas ma saan üldse kuidagi toeks olla või sa peaksid praegu üldse psühhiaatrilist ravi saama. Mis on kõige suurem ime, mis sa ise ütleksid, et sa oled korda saatnud? Tulles nüüd silmanägemise juurde tagasi. Siis ikkagi saab abi. Mul ei jää lood meelde. Ehk siis neid asju on, üks suur asi oli see, et nüüd see läheb natuke müstilisse valdkonda, samas võib-olla seda saab füüsiliselt ka seletada. Tegin kunagi seminari, siin 3 aastat tagasi Kambias, 250 inimest oli ja on selline konstellatsioonis on üks selline unistuste täitmise metoodika. Et sa saad küsida siis oma esivanematelt ressurssi, kellel oli see asi olemas ja et see hakkab siis sinu elus, sa saad küsida ressurssi, et seda oma ellu luua. Ja seal üks inimene tahtis saada maja ja siis ma ütlesin, tule siis tegime selle nii-öelda rituaalse tegevuse siis ära, võtsime selle ressursi vastu ja palusin inimestel olla selle tööga kaasas, et kellel veel sama soov on, et siis see aktiveerub ka neil. Ja siis 8 kuud hiljem tuleb mulle Facebooki pilt, et mul on nüüd see maja olemas. Ja siis ta ütles ka vist, et kas ta sai kuidagi asjad loobusid, ta sai uue töökoha või palgatõusu, ma ei mäleta, kuidas see välja nägi. Ja siis veel terve aasta jooksul kirjutas mul 12 või 13 inimest. Ma ei tea, mis juhtus, ma sain palgakõrgendust, ma saan nüüd selle korteri osta. Et siis ta võib minna niisuguse platseebo-efekti alla, kindlasti mõistusinimene ütleb platseebo-efekt. Aga seal võib olla ka kindlasti selline energeetiline ressurss, mis lihtsalt aktiveeris inimeses midagi. Mäletan, kui ma alustasin hüpnoosiga kunagi, siis üks mees, kes Tartus ja siis tuli üldse muu teema, mis tahtis siis suitsetamisest lahti saada. Ja ta läks ära ja ma järgmine avastasin, et täitis oma prillid maha. Siis ma helistasin, kuule, et sul jäid prillid maha, kas sa igatse? Ja ta unustas üldse ära, et tal neid vaja on, sest tal tuli silmanägemine tagasi. Vaata, need on need lihaspingest tõenäoliselt tekkinud nägemise langus, et mida saab muuta.
et siis on olnud ikka palju nimesid olnud, kus lapsed saavad üleöö terveks, kes on aastaid juba olnud haiged, lihtsalt sest nad on olnud seotud raskete sündmustega lõimumises oma perekonnasüsteemis. Inimesed on leidnud armastuse, kes väga palju armastust ei ole leidnud oma elus või lapsed saanud, aga siin ei tasu ka seda, ma ei taha üldse luua sellist kuvandit, et nii, tuled minu juurde, siis kui sa lapsi ei saa, siis sa nüüd saad lapse, et seal on iga inimene on nii indiviid, et igal inimesel on väga erinevad põhjused seal taustal. Kuidas see esivanemate rituaal ikkagi käib, et ma usun, et paljud kuulajad tahaks ka nüüd seda maja või? Seda ei saa niimoodi anda, selles mõttes mul oli kunagi äpp, siis seal oli video olemas, et seda saab laivis teha ja see on niisugune suurem natukene protsess, et ma ei saa seda rituaali otseselt siin praegu näidata. Kuidas sellised rituaalid üldse tavaliselt välja näevad? Seal on kui me räägime sellest, mis me seal Kambjas tegime seminaril, siis ongi see, et sa paned, kui me räägime konstellatsioonist kui metoodikast, et ma olen selle tuntuks teinud Eestis ja ma kuidagi vastutan natukene selle eest, ehk siis konstellatsioon, ma kohe ütlen ära, et ei ole ainult imeravim, mis toob lahendusid, seal, kui sa kombineerid hästi mitmete asjadega kokku, siis ta toob häid tulemusi. Aga konstellatsiooni on üks fenomenaalne asi, on väli. Ja seda kutsutakse nii-öelda terapeutiliseks väljaks, ehk siis kus me, näiteks on saalis inimesed, ja ma lähen kellegi juurde, ütlen, et palun ole sina see esivanem, kellel oli see uhke maja. Ja panen ta ressursiks sinna seisma. Ja see võib tunduda kummaline, aga paari minuti pärast inimene hakkab tundma hoopis teistsuguseid tundeid. Või ma valin suvalise inimese oma emaks või isaks. Ja siis see inimene vaatab, need inimesed, kes on valitud, need ei tea ju, mis oli tema isa tal. Ja hakkab käituma täpselt need inimesed, kes on valitud, hakkavad sõnu kasutama või tundeid väljendama, mida tema ema, isa nagu tundsid. Ja nii me saame tegelikult panna ressursina ja lavastusena nii-öelda teha selle nähtavaks, mis on siis takistused meil, milles me oleme kinni ja samamoodi ka saame ressurssi küsida niimoodi esivanematelt. Aga ta läheb natukene selles mõttes, see ressursi küsimus läheb esoteerilisse valdkonda ja lihtsalt kui inimesed on avatud, siis me saame seda teha ja imed juhtuvad. Et ma arvangi seda, et väga raske on elada, kui sa millessegi ei usu. Ehk siis, ja see ei ole, seda on väga palju rünnatud, iga selline metoodika, mis mingil kujul töötab või tuleb uuena, mis võib-olla tulevikus on ka tõenduspõhine, kes teab, eks ju, uuringud alles käivad, siis seda alati esimesena rünnatakse. Number 1, alati kui rünnatakse, siis on põhjus selles, et kas kellegi koht on ohus, kas rahastus läheb jagamisele, sest mida rohkem on näiteks tõenduspõhiseid metoodikaid, seda rohkem on ka riigi rahastust, eks ju, läheb laiali jaotamisele. Ma läksin teemast natukene kõrvale, aga mis ma tahtsin öelda on see, et 21. sajand nõuab ka uusi metoodilisi lähenemisi ja julgeid katsetamisi selles osas, et inimestele enam ei tööta see, et sa lähed lihtsalt klassikaliselt psühholoogi juurde ja räägid aasta aega sellest, et miks su suhtes on halb olla. Toon näite, ma nüüd jälle räägin eetriüksi täis, aga inimene oli käinud juba pool aastat psühholoogi juures, suhtes on jama, kriis, eks ju. Ja ma küsisin, kas korra on psühholoog küsinud, mis su emaga toimus? Või mis sinu ja ema vahel toimus, kui sa olid laps? Ei ole. Ja lahendus peituski seal. Ehk siis, ja siis psühholoog ütles pärast ise ka, et kurat, kuidas ma ise selle peale ei tulnud. Sest ei anta seda baas sellist nagu, või psühholoogi õpetatakse üldjuhul, kuidas aju toimib ja kuidas see inimene toimib, eks ju, aga see perekonna mõju jätakse nagu kõrvale või teda antakse küll, eks ju, mingil määral, aga sinna ei pöörata nii palju võib-olla tähelepanu. Aga minust kõik, mis me oleme kogenud esimesel 7 eluaastal, läheb lihtsalt kordusesse. Ehk siis tänasel päeval, ma võin aasta aega toredalt lobiseda inimesega lõpuks ilmast ka, eks ju, aga kas aitab inimese arengule kaasa? Ehk siis me peame leidma neid viise, mis töötavad põlvkondadeülese traumaga, põlvkondadeüleste seostega, pereteraapia näiteks teeb seda, kaardistab väga ilusti ära, et samamoodi, et kui perekonnas on kriis, et kas selliseid asju on varem olnud, kas see on mustriline käitumine, miks inimesed on selliseks kujunenud ja siis, kui sa tood tervele perele selle nähtavaks, et kuule, näed, siin on tegelikult see viga, et mitte te ei ole halvad ega süüdi keegi, vaid teil polegi näiteks oskust toimida teistmoodi või te kordate lihtsalt seda lugu, siis juba see arusaamine, et nii on olnud, et mina võin nüüd teistmoodi. Aga kui ma olen nagu pimestatud
täiesti nagu sall silme ees, kõnnin ringi ja mõtlen, ma ei tea, mis mu elus toimub, siis tegelikult siis ongi see, et ma võin käia lõputult rääkimas psühholoogile, kui õnnetu elu mul on, eks ju, et äkki ta aitab mul uusi toimetulekumehhanisme arendada endas. Aga see on kõik nii-öelda toimetulekuga tegelemine, et minule meeldib töötada teises suunas ehk viia inimene arengusse ja kui inimene on selleks valmis ja väga paljud inimesed ei ole muide selleks valmis, et nad tahavadki lihtsalt selle probleemi ära kustutada, ära lahendada, lihtsalt liikuda edasi. Aga vaata, kui inimene probleemi sügavamalt ei lahenda, siis lõpuks elu niikuinii viib ta sellesse momenti, kus tal ei ole varianti, et toon lihtsalt näite, et kui sa tunned sisimas, et see partner ei ole õige, ja sa ei taha nagu selle probleemiga tegeleda, kannatad lihtsalt ära, et siis lõpuks jätab see partner su maha ja siis sa saad kurta, et näed, kui valus mul on, eks ju, aga tegelikult sa ise ei teinud otsust või vaadanud endasse selle hetkel, kui probleem tekkis. Ehk siis inimesed, nagu ma ütlesin podcasti alguses, lahendavad asju siis, kui kriis on käes. Nüüd, kui sa oled paljusid inimesi enda kabinetis vastu võtnud, siis kas sa ütleksid, et umbes 9000, mis on kolossaalne number. Nagu 9000, ma mõtlen, ma olen juba vana. Varsti on enamus eestlased juba kuidagi kellegi kaudu tuttavad. Mul on, selles mõttes, et see, vaata, minu kõige parem, mulle ei meeldi tegelikult, vaata, öeldakse seda, et tal on vaja seal meedias olla, et reklaami saada kuidagi. Minu jaoks ei ole meediareklaam kunagi tõhus, sellepärast, et siis tuleb selline klientuur, kes ei ole tegelikult minu klientuur, kes tuleb võib-olla avalikust huvist sinu juurde. Aga kõige parem klientuur tegelikult, mis mulle terapeudina kõige rohkem sobib, kes on minuga võib-olla samal lainel, on soovituspõhine. Ehk siis, kui ma olen statistikat teinud, siis kõige rohkem tuleb mulle ikkagi kliente, üks klient soovitab keskmiselt 1,5 klienti juurde. Ehk siis, mis tähendab seda, et sa ei saa olla nii kaua turul näiteks, kui sa ei ole hea tegija. Ehk siis, ma ei tea, mis see küsimus oli. Et kui nüüd on paljud inimesed käinud sinu juures, siis kas sul on tunne, et inimesed baasolemuselt on ikkagi päris sarnased või et kas on huvitav kaua inimesega kohtuda või kõik mured ja asjad on juba sarnased ja nähtud, tehtud ja et... Mingeid üllatusi selles mõttes juba, ma praegu töötan, mille ma ei saa rääkida uuel aastal, nüüd ma töötan ühe projektiga, mis tõesti mind jahmatas, mis on põnev, väga traagiline ja inimesed saavad sellest tõenäoliselt aasta lõpus teada ühe loona, aga sellised ja kui sa oled selle loo ära kuulnud, siis ma olen kuulnud igasuguseid lugusid alates seksorjast ja mis iganes, eks ju, palgamõrvarist, et tegelikult ei üllata mind inimese puhul miski, et võib-olla on see naiivsus inimeste suhtes aastate jooksul ära kadunud, et inimesed on nii toredad ja head. Inimesed on toredad ja head täpselt selle hetkeni, kui neil on mugav. Aga siis, kui tuleb kriis, siis tegelikult samamoodi partnerlussuhetes, et inimese olemus tuleb tegelikult välja või see trauma või see tumedam pool tuleb välja siis, kui pinge läheb suureks. Ehk siis meis kõigis on tegelikult nii hea kui halb osa olemas. Ja ma olen võib-olla tahtnud pingutada selle nimel, et inimesed seda tumedamat poolt endas heledamaks natukene saaks, et nad saaksid parema kvaliteediga oma elu elada. Ja olla ka võib-olla teerajaks teistele, lihtsalt oma olemusega inspireerida pisut paremini. Milles sinu arvates sõltub, kui hea või halb siis nii-öelda inimene on? Sõltub lihtsalt sellest, kuidas inimene kriisiolukorras, eks ju, käitub või pingeolukorras. Ehk siis kas ta on kättemaksuimuline, kas ta on vägivaldne, kas ta on niisugune reaktiivne, ehk siis tegelikult seda saab kõike vähendada ja paremaks muuta inimeses. Kus need pahad omadused pärit on? Me sellest juba täna rääkinud, et need pahad omadused tegelikult tulevad meie lapsepõlvest. Lihtsalt meil ei ole kunagi räägitud sellest, mida ma olen ka oma tööga tahtnud teha, et kui räägitakse, et probleemid tulevad lapsepõlvest, et kus nad on siis tulnud, et seda ma olen tahtnud siis omal viisil küll 2 raamatuga nii-öelda teha, ehk siis anda inimestele ja podcastidega samamoodi, et anda see ülevaade inimestele tegelikult võib-olla selline sügavam vaade, kus need probleemid tegelikult inimestele alguse saavad ja anda ka sinna adekvaatne mingisugune selgitus, mis inimestega resoneeruks või loob nagu loogikat, et inimene saab aru, kuule, see jutt tundub loogiline ja ma loon seoseid enda sees. Esimene tegelikult lahenduse viis ongi see, et ma tunnistan, et mul on probleem või et see ei ole päris adekvaatne või eakohane käitumine. Et ma näen väga vähe tegelikult eakohast käitumist. Et kui 35-aastane näiteks mees või on selline nagu väike poiss, eks ju, kes tahab meeletult tähelepanu saada ja jonnib, kui ta seda ei saa, siis see ei ole eakohane käitumine. See on, ta on lapse tasandile kinni jäänud. Samamoodi, ma ei tea, naine või mees, kes 35-selt veel, ma ei tea,
tahab ainult niisuguseid lühisuhteid või niisuguseid põnevaid elamusi saada, ehk siis ta ei taha pühenduda ja ta ei taha tegelikult sellist küpsusesse jõuda, et siis ta otsib kogu aeg sellist kompensatsiooni väljaspoolt, et jah. Mida tähendab sinu jaoks täna õnnelik olemine? Minu jaoks ei ole õnn eesmärk, minu jaoks on hästi oluline see, et oleks sees rahu ja igas olukorras tegelikult selline rahu ja samas, et ei muutuks liiga rahulikuks, sellepärast et täielikus rahus ja tasakaalus ei toimu arengut ega liikumist. Et siis, kuna mu baaspsüühika on selline hästi rahuliku loomusega, siis ma oma elukutse kaudu ja elu kaudu, mis on värvikas, saan leida põnevaid elamusi. Et noh, ma toon lihtsalt ühe näite, et kuna mul on siin armastuse aasta käimas, siis ma läksin kevadel, käisin Hispaanias ja ma läksin lihtsalt kohvikusse. Olin sõbrantsiga koos ja me armusime sekundiga ära või tekkis klikk ühe inimesega seal kohvikus. Ja siis me vahetasime kontakte ja minu arust oli see 4 päeva, mis ma seal olin, lihtsalt kõndisimegi kuuvalgel, täiskuuvalgel rannas, oligi mega tore ja vot need on need kohad, mis viivad võib-olla armastuse nimel või armumise nimel tasakaalu kaotamine on osa tasakaalukast elust, et siis mulle meeldib selliseid hetki kogeda ja vürtsitada oma elu põnevate lugudega, et mis annaks sellist särtsu ja hoiaks sind eluterve ja värskena. Kui sinu igapäevatöö on inimesi analüüsida ja hinnata, siis kui lihtne sa ütleksid üldse on sul enda kõrvale püsivalt inimesi leida, kellega sa piisavalt samastud või tunned, et te olete samal? Ma arvan, et minu edu saladus ongi see, et mul ei ole olnud sellist püsivat nagu kaaslast, kes oleks mul seal kodus elanud, et ma olen saanud tegelikult inimestele pühenduda ja tegelikult oma isikliku elu arvelt. Sellepärast, et sellises mahus, nagu ma olen inimestega töötanud, varem tegin 4 teraapiat ju 2 tunnist päevas, mis on väga suur maht tegelikult. Assistent siiamaani küsib, kuidas sa jõudsid, siis täna ma teen 2 ja juba sellega, kui ma teen 6 näiteks 40 teraapiat või 35 või oleneb 6, siis tegelikult seal tekib kurnatus. Ja tekib, kui ma töötan, kuna ma ei vestle lihtsalt inimesega või ei ennusta talle lihtsalt, vaid me töötame kliendiga läbi tema enda emotsioone ja ma tihti peegeldan kliendile tema enda traumatundeid või emotsioone, olen temaga selles traumas või situatsioonis sees kaasas. Siis seal tekib kliendilt ülekantud trauma ja tihtipeale ka tekib sellest kaastunde väsimus, millest hästi vähe räägitakse inimeste aitamise puhul ja siis on hästi oluline mul näiteks, mina taastun ainult üksinda. Ehk siis see ei peagi kuidagi spaas välja nägema või ma ei tea massaasis, vaid ma vaatan mõnikord lihtsalt 3 tundi lage ja see teeb mind õnnelikuks tagasi. Või siis mul on 2 päeva vaja taastumiseks, et kui ma 2 päeva taastun, siis tuleb see enda elurõõm tagasi, et siis ma hästi jälgin seda, et kui ma hakkan väga tõsiseks muutuma, kui ma hakkan juba tundma enda sees mingeid kurbi tundeid, siis see ei ole minu baaspsüühikale omane. Ja siis, kui ma olen ära puhanud, siis on mul meri põlvini ja elu ilus, ehk siis alati reisidel. Mul on meeletult lõbus, tore, sest see pinget ei ole nii-öelda kaasas seda tööpinget, et see ära reguleerimine ja piiride hoidmine, sest kui sa töötad problemaatiliste sündmustega või ka keeruliste psüühika teemadega, näiteks piirialane isiksus, ta võib hakata ka terapeudiga võitlema. Looma seda suhet, mis ta loob, tegelikult on oma vanemaga loonud, oma elust loonud, kogu aeg vihkan, armastan suhted, mustvalge maailmapilt, ta võib selle hakata provotseerima ka näiteks terapeuti, et sa pead kogu aeg olema valmis selleks, et ka inimene ründab sind ja siis kuidas selles olukorras nii-öelda käituda, et kuidas neid piire luua sinna vahele, et on ka ahistavaid kliente olnud, kes ma olen pidanud ära kolima ühe korra, sellepärast et mul üks armus ära, tal oli psühholoogiliselt konditsioon oli problemaatiline ja ma saatsin ta psühhiaatri, ta solvus selle pärast, aga ta armus ära. Ja siis ta seisis mul näiteks akna all käis seismas ja mul tohutult ebamugav ja ma ei tea, mida teha ja siis õnneks mul tuli kuidagi tunne, et koliks ära ja siis ma kolisin teise kohta ja sain ahistajast lahti, et neid situatsioone on ikka olnud ju. Et selles mõttes see töö ei ole meelakkumine, ma olen lihtsalt sellega harjunud ja seal peab olema tugev psüühika, et selle kõigega toime tulla, mida sa igapäevaselt kuuled, et ja minu jaoks on ka kurb see, et mul ei teki enam näiteks, kui inimene vaatab telekast mingit kurba lugu, ta nutab ja näeb, see laps on haige või juhtus mingi õnnetus või keegi sai kodus peksa. Minu jaoks on see kummaline, et minu jaoks on see igapäevane, mida ma nii-öelda tööl näen ja see ei tekita, arstil ka ei tekita see, kui patsient seal sureb või seal haiglas sureb kogu aeg mingid inimesed, eks ju, või keegi on kogu aeg haige, sa ei saa olla kogu aeg nutta ja lahistada seal. Kui sa oled iga päev probleemide keskel, siis lihtsalt tekib see arusaam, mis on päris probleem
ja mis on natukene nagu minu mõttes pseudoprobleem või mis on nagu, kuhu ei ole vaja nii palju ressurssi või tähelepanu pöörata, et siis kaob selline nagu, ma ei saaks öelda empaatia ära, aga see muutub tavaliseks ja see on minu jaoks hästi hirmutav. Et see, mis varem tundus mulle ka selline, issand, mis juhtus, siis nüüd on see, et elu, juhtub ikka. Et selliseid erilisi probleeme inimestel ei ole, et aastal 3, 4, 5 sellist klassikalist teemat, millest algavad siis kõik muud teemad ja et nad on kõik korduvad. Kui sa rääkisid, et üks klient hakkas sind jälitama, siis kuidas sa üldse defineerid sellist normaalset suhet terapeudi ja kliendi vahel? Või sellel hetkel oli juba kliendi ja terapeudi suhe katkenud. Sellel hetkel, kui klient armub terapeuti ära, sellel hetkel tuleb tegelikult side katkestada. Sellepärast, et siis kaob ära adekvaatsus ja klient ei võta sind enam terapeudina vastu, vaid tal on muud motiivid, mis tähendab seda, et ta käib seal sinu pärast. Ajutiselt on okei, kui terapeut kolmnurgastab ennast mõnes mõttes nii-öelda kliendi probleemi sisse ja mõnikord on ka see, et tekib pikaajalises, näiteks teraapias võib tekkida terapeudile kliendi vanema ülekanne. Et sa oled kliendile nagu turvaobjekt mingi aeg. Aga seal tuleb ka see piir mingi hetk luua, et klient tuleb panna oma jalgade peal püsima ja siis tuled sa sellest rollist välja, et terapeut ehitab neid piire tegelikult ja ma olen väga selgeid piire ikkagi. Ma ei luba üldse nagu konfrontatsiooni selles mõttes nagu minna ja kui ma näen, et mul endal ei ole nagu seal mingit probleemi või valesti käitumist olnud ja. Ants, viimane küsimus. Kui sa mõtled nüüd enda elus järgmise 10 aasta peale, siis milline oleks ideaalne asjade käik või kus sa ennast 10 aasta pärast näed? Ei, minu jaoks on see natukene nagu rumal lähenemine, mis on niisugune lääne ühiskonna lähenemine. Tööintervjuudel küsitakse, kus sa näed ennast 5 aasta pärast, siis kõik valetavad, et ikka siin ettevõttes tahan olla tubli töötaja. Ei, tegelikult on nii, et mind ei huvita, mis tuleb 10 aasta pärast. Mind huvitab praegune moment. Ja see ongi inimeste minust suur probleem, et nad kas on minevikus kinni või nad on tulevikus kinni ja selle praeguse hetke unustavad ära. Kui ma tahan kogu aeg tulevikku ennast eesmärgistada, kogu aeg olla fookusega seal, loomulikult ma tahan kuhugi jõuda või kuhugi, aga ma tõesti ei tea, 10 aasta pärast, sest minu elu tõesti nagu muutub ja mul vahel on tunne, et ma võin ju otsuseid teha või plaane teha, aga mind suunatakse ikka kuidagi mingile rajale, mis on nagu mulle vajalik kogemuse mõttes, et mul on hästi oluline jõuda tasakaaluka ja harmoonilise suhteni kindlasti 40. eluaastaks. See on minu elu läbiv teema, millega ma siia tulin seda elu nii-öelda lahendama ja inimeste aitamine mul ka näiteks astroloogilises kaardis sees, et ja ma olen proovinud sellest eemalduda, ma jään haigeks. Päriselt mul tekivad sellised terviseprobleemid, et arstid on öelnud ka, mine aita neid inimesi edasi, sa oled terve vähemalt. Et mul ei ole 10 aasta plaani, aga ma jälgin ikka seda pragmaatiliselt, et kas mul on finantsiline kindlustatus olemas, see on olemas, ehk siis ma olen oma tegevustes vaba, et ma olen tahtnud jõuda 30. eluaastaks sellesse kohta, kus ma olen vaba, selles mõttes, et ma võin alati ümber otsustada, ümber valida, et ma ei sõltu sellest, et kas mul homme näiteks klientuur kaob ära, ma jään ellu, mul ei juhtu mitte midagi, et ma võin midagi uut teha ja ma arvan, et ma tahaks elada nüüd uuesti selles kohas, et ma elan hetkes, ma lasen asjadel juhtuda, mul on fookused, kuhu ma tahan tähelepanu pöörata, oma podcastile, oma tegevusele, et inimestele rohkem appi tulla 2026, mis tuleb hästi kiire ja tempokas aasta ka inimeste jaoks, et siis mul ei ole 10 aasta plaani, aga ma loodan, et elu üllatab ja ma loodan hoida usaldust elu suhtes, ehk siis, et kõik asjad lahenevad. Ja mõnikord nad lahenevad siis paremini, kui me ei sekku liiga palju. Kas sa sellesse usud, mida räägitakse, et näiteks ajutiselt on okei, kui kõik asjad ei ole võib-olla nii, nagu sa tahad, või et ajutiselt sa pead mingeid raskusi läbima, et tulevik oleks parem? Või et nagu seda, et... Muidugi, see käib arengu juurde. Ehk siis inimesed kogu aeg elavad mingites illusioonides või naiivsuses natukene. Ehk siis elu juurde käib tõus ja mõõn. Ehk siis kui sa saavutad tipu, siis pärast seda tuleb langus, aga see ei tähenda, et see on halb. Üldse igasuguste olukordade halvaks tembeldamine on sinu enda sisemine progress. Näiteks, kui mina lähen lahku,
siis mina just, ma ei tea, üks päev Instagrami stories rääkisin, et kui äge protsess on olnud, ehk siis, et ma olen ennast ümber saanud kujundada, et see on, ma hoian tohutult enesearengu mingitelt kursustelt raha kokku, sellepärast see annab mulle kandikul kõik minu enda varjud nii-öelda kätte ja ma saan nad ümber töödelda. Vaata, inimeste probleem on selles, et nad ei taha sinna ebameeldiva koha peale vaadata ja seetõttu nad hakkavad nii-öelda seda vältima ja loovad naiivsust, et käivad näiteks, et ma loodan, vaata näiteks kaart, et kas mul tuleb ilus aasta. Kui sa ei ole mitte midagi oma elus teinud ega mitte midagi muutnud, siis tuleb sama sitt aasta, nagu oli eelmine aasta. Ehk siis selles mõttes, et inimesed on nagu naiivsed, ootavad, et ma olen nüüd jääral tuleb uus aasta. Parem näiteks, eks ju, ei, sina ise pead oma elus vastutuse võtma, tähelepanu pöörama sinna, mis saaks paremaks minna. Et kui sa oma elus mitte ühtegi muutust ei tee, mis seal siis nii väga paremaks saab minna? Et siis julgeda nii-öelda hobusel nii-öelda võtta rakmetest kinni ja suunata ise seda hobust 2026 aastal sinna suunas, kus sina päriselt tahad, mitte jääda selle lootma, et mingi ennustaja ütleb mulle, kas mul tuleb hea aasta või halb aasta. See on rumalus ja ma loodan, et inimesed lõpetavad selle rumaluse ära ja võtavad vastutuse enda kätte, et nad otsustavad ise, milline nende aasta tuleb või milline nende 10 aastat tuleb ja kui tuleb seal kriisikoht või raske koht, siis see on see koht, mis sul on vaja läbi teha, et jõuda sellesse kohta, kus sa 10 aasta pärast näiteks tahad jõuda või 5 aasta pärast jõuda. Sest toon ühe näite enne, kui ma lõpetan. Mul on käinud väga palju inimesi seminari, kes ütlevad, nad tahaksid olla ärijuhid või teha oma ettevõtte. Aga kui ma vaatan nende psüühikat, nad on ärevuseiresu, sotsiaalärevusega, kuidas sellise psüühikaga saad sa olla ettevõtte juht või oma ärijuht? Sa lähed pooleks, kus sa selle pinge veel peale saad. Ehk siis inimesed peavad adekvaatselt vaatama elu nii, nagu see on. Kes ma praegu olen, mis on mu probleemid, mida ma vajan endas arendada selleks, et jõuda sellesse kohta. Et sinu sisemaailm on välismaailma peegeldus mingis mõttes. Ehk siis tee enda psüühika tugevaks, vähemalt 2026 aastal või leia need viisid, mis sinu puhul töötavad. Unusta ära, mis on tõenduspõhine, mis on esovärk, vaata, mis sinu puhul töötab. Ja kasuta seda, mis sinu puhul töötab ja tee ennast tugevaks ja siis sa lähed selle laine harjal, mitte ei suple seal lainetes nagu tsentrifuugis pesumasinas. Jõudsime ikka mõteteni, mida 2026. aastaks kaasa võtta. Suur aitäh sulle, Ants! Aitäh kutsumast! Ja head Tervisetasku kuulajad, mina loodan, et te saite siit endale põnevaid mõtteid kaasa ja tõesti oli tore.